Tänases saates me räägime sellest, kuidas ülikoolis valitud eriala ei tähenda seda, et sa pead sellel ametil töötama elu lõpuni, vaid on täiesti okei teha ka karjäärivahetust. Täna on meil külas Rain, tere! Tere! No, räägime kõigepealt sinu taustast üldse, mis sa siis õppinud oled ja kellena töötanud ja kus sa praegu töötad? Nii, siis gümnaasiumi ma lõpetasin ära aastal 2008. Siis oli väga populaarne, et kõik läksid üle ookeani maailma avastama. Mina ka. See oli iseenesest parim otsus, sest mul polnud õrna aimu, kes ma olen. Selle 2 aastaga, ma sel ajal arvasin, et ma sain täpselt aru, kes ma olen, aga hiljem on selgunud, et võib-olla on veel avastamist olnud. Ja ma tulin tagasi, esimese asjana käisin sõjaväes ära ja siis hakkasin õppimisega tegelema ja vaatasin, et see ehitus on nagu minu valdkond ja ma tahtsin rohkem praktiliselt saada, siis ma läksin veel Tallinna ehituskooli, lõpetasin seal hoonete ehituse, see oli veel puithoonete ja kivihoonete restaureerimine ja siis läksin Tallinna Tehnika kõrgkooli hoonete ehitust õppima. Lõpetasin selle ära ja kuigi olgem ausalt, päris ära ei lõpetanud, lõputöö on siiamaani võlgu ja vajalikul hetkel saab selle ära teha. Aga ütleme, minul endale piisaval tasemel lõpetasin ära, et teadmised sain kätte. Ja siis töötasin juba kooli ajast, töötasin ÜIT-s mõned aastad ja siis hiljem viimasena Merko ehituses 2 aastat. Päris tehniline taust ja kus sa nüüd töötad? Nüüd töötan peenjoogivabrikust nudist, müügijuhina. Et jah, see ütleme paberi peal tundub pöörane keskeakriis, aga kes mind võib-olla rohkem tunnevad, et siis nemad võib-olla väga ei imesta. Aga kas see karjäärivahetuse idee oli sul juba pikemat aega või see tuligi täiesti spontaanselt, et tundsid, et nüüd aitab, et prooviks midagi muud? No tegelikult jah, ütleme mingisugune pool aastat tundsin iga hommik, et ma lähen nagu väga raske minna tööle. Ja siis, kui ma sinna tööle jõudsin, siis ka selline asi nagu ühe e-maili saatmine mingi lihtsa infoga tundus nagu suur raskus ja kui see sai tehtud, siis võis tunduda, et nüüd võiks koju minna või lõunale, et väsimus on sees. Et siis ma sellest sain aru, et asi ei ole ilmselt selles, et mul oleks väga mingit vitamiine puudu või et see ongi väga raske e-mail, mida saata, et äkki lihtsalt see, et see pole päris minu jaoks. Aga nüüd sa oled siis müügijuht, et kas sellest inseneeria ametist ja sellest valdkonnast said sa võtta ka nüüd praegusesse ametisse mingeid teadmisi ja oskusi kaasa, et kas see justkui jooksis kõik tühja, et sa seda ehitust nii mitu aastat õppisid ja töötasid? Kindlasti ei jooksnud tühja selles suhtes, et esiteks on mingid kontaktid, mis on alati vajalikud, siis kindlasti ka see süsteemsus, et võib-olla inseneri maailmas üks suurim tarkus, et insener ei arva, et insener arvutab, et ehk siis mille pealt me üldse otsuseid teeme, võib-olla hästi lihtsalt meile tundub või me arvame või tekib hästi suur usk enda teadmisesse lihtsalt mitte millestki, et siis võib-olla see inseneri osa, et ta mõtleb plaani enam välja ja siis teostab selle. No müügitööst tuleb väga hästi kasuks ju, et strateegiad kõik on ju vaja välja töötada. Aga kas selle karjäärivahetuse protsessi või selles etapis seisid sa silmitsi ka mingite takistuste või hirmudega, mida oli vaja ületada ja kuidas sa nendega hakkama said? Ma arvan, et see hirmu võib-olla lõi ainult see keskkond, et see jäi sellisesse huvitavasse aega, veebruari lõpp ja märtsi algus ja siis korraks tundus selline, et kas nüüd oli parim ajastus, et kindlasti otsus oli õige, aga et kas see ajastus nüüd õige oli. Aga seda enam pani see uus olukord võib-olla nagu isegi viskas tundmatus kohas pea ees vette ja tuli välja ujuda, et seal oligi see koroona ja see situatsioon ja polnud üldse selge, et mis saab uues töökohas siis, et kuidas seal nüüd minema hakkab ja kõik endine oli korraks nagu lõhutud, aga lõpptulemusena võib-olla see oligi alguseks just suurepärane. Aga milliseid õpetussõnu sa jagaksidki neile, kes soovivad seda karjäärivahetust ette võtta, et tihti ju võib-olla ei julgetagi, et sa oled nii palju aega panustanud mingisse ühte ametisse, erialasse, arenenud, kasvanud ja siis tundub selline võib-olla kohatu ja raisatud aeg siis see, kui sa hakkad eriala vahetama. Millised on sinu niisugused soovitused, nipid, et kuidas seda kõike ületada?
ma arvan, et seal ongi jah, kaks asja, et eks see on alati mõnes mõttes on jah, et kui oled kuskil ettevõttes teinud juba niisugune karjääri ja siis lähed mujale ja peaks nagu nullist alustama, et kas see on maha visatud, et seal kindlasti võib olla, et oleneb, kas see vahetus on siis vahest võib-olla lihtsalt ei õnnestu nii hästi ja teine kord on ju see, et sa võid vahetada millegi vastu, mis pärast tuleb välja, et meeldib sulle veel vähem. Aga siiski see otsimine on, ma arvan, tähtis, sest pole midagi nagu enda suhtes julmemat, kui olla siis ameti või karjääris siis sellise koha peal, kus sul on nagu kus sa piinled. Et samas ma tean inimesi, kes suudavad selle tunde ennast alla suruda ja veel 10 aastat edasi panna, et ma imetan nende sihikindlust. Aga ma arvan, et kindlasti kõigil on niisugune töökoht, kus ta suudab olla väga õnnelik iga päev ja et ta suudab endast 100% anda nii ettevõttesse ja on ka oma igapäevaelus nagu rõõmus ja teised inimesed näevad kõrvalt seda. Ma arvan, see on olulisem kui see, et võib-olla üks samm tuleb võib-olla natuke korraks tagasi võtta ja siis 2 sammu aga õnnelikumalt olla, et siis ma arvan, see on olulisem. Seda kindlasti ma lõpetuseks tahtsingi küsida sult mingit mõtet või õpetust, mida sina ise oled selle juures kõige rohkem õppinud? Õpetus ongi see, et me tahame teha plaane liiga palju peaga ja eks me neid tuleb ka teha, aga lõpuks me iseenesest peame kuulama nagu niisugust sisemist häält, et pikas plaanis see ei peta meid, et me võime öelda peas, et see on õige otsus, see on tark otsus, arvestades majandusliku situatsiooni, siis see on väga õige eluvaldkond. Aga kui me ikkagi pikema aja jooksul näeme, et me rahul ei ole ja viime selle rahulolematuse koju või sõprade juurde ja siis on täitsa mõeldav, et tasub avatud silmadega ringi vaadata ja otsida endale seda väljundit, et sa saaksid ennast teostada täielikult. Aga aitäh sulle selle põneva vestluse eest ja aitäh, et oma lugu jagasid meile. Palun. Nii et soovitame kõigil ikkagi panustada ja pingutada selle nimel, et saaksite teha igapäevaselt seda, mis paneb teil silma särama. Aitäh! Ole kursis töömaailma teemadega. Kliki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.